kirjutanud väga täpse ajakava mulle, kus ma võiksin täpselt tegema pean. Nii et ma proovin. Sellest ei pea kinni hoidma. Ma proovin. Kõigepealt ma alustaksin sissejuhatus sellest, et Gerdo on olnud juba viimased nädal aega selle ürituse pärast kohutavalt närvis. Et kas keegi üldse tuleb, kuidas see läheb ja ma olen kogu aeg teda patsutanud õlale ja öelnud, et Gerdo, ära muretse, inimesed tulevad. Ja praegu, kui ma seda saali vaatan siin, siis mul on nii hea meel, et te tulite. Ja Gerdo, ma ütlesin sulle, et inimesed tulevad ja ära muretse. Ma uskusin siit, aga ma ikkagi muretsesin. Mul on juba veres see, et ma muretsen palju. Gerdo on kirjutanud mulle siis täpse ajakava ja kõik, mis ma siin täpselt tegema pean, alustan siis sissejuhatusest, nii nagu ta on mul palunud teha. Et just hetk enne seda, kui me siia lavale astusime, küsiti minu käest, et miks ma seda õhtut juhin ja miks ma seda kõike siin nõustusin tegema. Ja võib-olla ma alustaksingi sellest, et elu on mind Gerdoga kokku viinud ja Gerdo on andnud mulle Kuuria saatesse väga palju avameelseid intervjuusid ja rääkinud nagu päriselt oma hinge pealt asju ära. Ja kui Gerdo palus, et kas ma tuleksin seda õhtut juhtima, siis mul ei olnud korrakski kahtlust, et ma panin selle kalendrisse kirja ja ma teen selle ära, sest Gerdo on mulle nii palju teinud tegelikult vastu, et mul on aeg midagi talle vastu anda. Ja kui ma selle raamatu läbi lugesin, ma kirjutasin ka sellise kokkuvõtte sellest raamatust, siis ma olin nagu veelgi rohkem rahul selle otsusega, et see raamat läks mulle hinge. Ma olen nüüd seda lugenud ka, nii et ma oskan küsimusi vast küsida küll. Nii palju siis sissejuhatuseks. Läks hästi? Läks väga hästi. Nii, ma vaatan kohe, mis ta mulle edasi kirjutas. Nüüd on vist intervjuu Gerdoga. See kestab mul täpselt 15 minutit. Nii pikalt. Sa oled ise kirja pannud? See oli umbkaudne. Tee lühemalt. Kas teeme lühemalt või teeme 15? Teeme lühemalt. Ja pärast seda tuleb imeilus laul, mida Gerdo laulab. Ma loodan, et mu kaaslane on kohal. Just tuli uksest sisse. Juba kohal. Aga olgu, laseme siis ennast niimoodi nagu lõdvemaks. Jah, proovin. Rimeerida tegi massaaži taga. Aitab küll tegelikult väga hea oli. Vaatan seda kella ka siin, et kõik oleks ikka täpselt. Hoime jah, ajakavast kinni. Gerdo, väga palju räägitakse sellest, et noored inimesed, 43 oled sa, ei ole vana inimene, ma olen ka 43, mina ei ole vana inimene. 42. 42, vabandust, näed, juba tegi vanemaks. Selles vanuses on numbrid väga tähtsad, 1 aasta. Ja mõni on mulle öelnud 45, siis ma šokis. Aga miks peab üks 42-aastane inimene kirjutama üldse eluloo raamatu? Sa oleks võinud oodata, kuni sa saad 62. Ei peagi, absoluutselt. Aga ma arvan, et mul on selle väikese eluaja jooksul nii palju juhtunud, et aeg oleks kõik need juhtumised ja läbielamised nagu seljatada ja seljadame jätta ja kaane vahele panna. Et ma tegelikult vaagisin seda mõtet aastaid mitu juba sellest ajast, kui ma Respektiga tegin nii-öelda lõpparve. Peale seda ma ei hakkasin mõtlema seda, ma otsisin sobivat või õiget siis kirjanikku, kes seda teeks. Ma kirjutasin sullegi. Aga siis ma nagu ei pressinud, et küll see ühel hetkel tuleb. Ja kui ma oma eluga jõudsin siis eelmine aasta Koplisse, mitte halvas mõttes, mitte ma alustan Koplit absoluutselt. Nagu linnaossa või nagu Koplisse, kus Karjamaa on? Absoluutselt, Kopli on väga ilus linnaosa. Aga kui ma sinna jõudsin ja ma seal Kopli ühiselamu toas olin ja prusakad mööda seina ringi jooksid, siis ma mõtlesin taaskord, mida ma ka raamatus ühe korra ütlen, kuhu ma jõudnud olen, miks ma siin olen
võiks ju olla mujal. Ja siis viis mu elu kokku Verniga, kes on täna siin. Ja siis ma arvasin, et Verni on, kui Verni kirjutas Respekti 15. juubelist intervjuu ja ma seda lugesin, siis ma arvasin, et Verni on täpselt see õige, kes võiks kirjutada minu raamatu. Ja siis ma kirjutasin Vernile, et mis sa arvad, ja ta oli nõus ja niimoodi see juhtus. Ja sa küsisid, miks? Ma usun, et just seetõttu, et mul on väga-väga palju juhtunud elus, et ma arvan, et ma peaks olema 150 aastal, kui arvestades kõike seda, mis seal on raamatu mahtema. Ma olen ajakirjanikuna pidanud lugema töökohustusest eluraamatuid ja ma pean tunnistama, et osa on tõesti väga sisutühjad. Aga Gerdo on õigus, et see raamat nii-öelda nagu niidab su maha esimesest peatükist. Et sa tõesti jääd seda lugema, et Gerdo su lapsepõlv on olnud nagu niivõrd jõhker. Ma reaalselt lugesin seda raamatut, kuidas su kasuisa peksis su ema, kuidas lükati ahju, kuidas su kasuisa peksis su ema trelliga, lõi teda noaga, kuidas sa hoidsid oma väikevenda. Ja see oli niivõrd õudne, et ma reaalselt nagu lapsevanemana öösiti mõtlesin selle peale, et issand, et saaks aega tagasi keerata, siis ma päästaksin selle väikese Gerdo sealt kohast, kus ta on. Kohutavalt raske lapsepõlv. Sa oled selle kõik kirja pannud, Gerdo. Nagu ilma ilustamata, nagu täieselt. Jah, ma ei taha nagu, et see oleks mingi hala, see kindlasti ei olegi mingi hala. Et see on nagu möödas, see oli läbi, see elu peatükk sai läbi. Nii-öelda Jumal laevas võttis mind kuulda, sest kui raamatus räägime, siis ma palletasin hästi tihti, kui ma käisin Kõrdoa koolis, siis ma olin selles mõttes usklik, et seal öeldi, et palleta Jumala poole ja Jumal aitab. Tegelikult aitaski mind, et ma tegelikult ei hala üldse, vaid tahtsin näidata, mis elu on elatud, kindlasti on väga paljud 90-ndates elanud sellist elu, absoluutselt, kindlasti on. Ma lihtsalt võtsin selle julguse, et sellest rääkida. Lihtsalt, et me hindaks tänapäeva elu ja kõike seda, mis siin on võimalusi, mis meil on rohkem, kui meenutada, mis meil oli tol ajal, eks ju. Tol ajal ei julgenud keegi millestki rääkida ja see kõik koduvägivald voogas tegelikult üle Eesti, siis ma ei olnud kindlasti ainuke, absoluutselt. Ma arvan, et ka mitte tuhandes, ma arvan, et 10 000 oli siin Eestis. Et koduvägivald oli täiesti normaalne ja ega politsei keegi midagi ei teinud. Tegelikult on õigus, et kui ma Gerdo raamatut lugesin, siis tõesti kõik see, me oleme enam-vähem ühe vanused, et see 90-ndate selline õudus mulle endale meenus ja tõesti see raamat mõjus mingis mõttes, et kui sa panid ta käest, sa mõtlesid, et okei, toitu korv on läinud 10 korda kallimaks ja kõik on väga keeruline. Aga Gerdo on õigus, et see paneb sind nii-öelda nagu perspektiivi, et täna enam ei ole nii halb. Meil on kõik need lastekaitseorganisatsioonid, lapsed ei pea enam taluma sellist peksmist ja vägivalda ja see on natukene nagu selline, sa loed ja mõtled, et tegelikult on ju hästi, eks. Just. Tegelikult meil on praegu väga hästi, võimalusi on palju ja teine asi, kasutage neid võimalusi igal juhul. Aga ma lugesin Gerdo raamatut ja muudkui keerasin lehekülgi ja mõtlesin, et kas nüüd läheb paremaks? Kas Gerdo elu läheb nüüd paremaks ja see läks nagu järjest õudsemaks? Oled sa nõus, et need esimesed 10 peatükki on lihtsalt nagu... Jah, ma olen kõik olen nõus. Miks sa otsustasid kirjutada sellest, kuidas sa sattusid nii-öelda pedofiilihaardesse, sa mängisid pornofilmides, ikka väga sellised rasked teemad, mida üldiselt inimesed nagu pühivad vaiba alla ja proovivad nagu mitte rääkida sellest? Ma olen alati võidelnud selle poolt, et inimesed võiksid olla nemad ise ja et me ei peituks ennast kuskile uduloori sisse
ja võltsmaailma, sest tegelikult täismaailm on tunduvalt julmem ja noored inimesed satuvadki sellepärast, et nad on noored. Nad ei tea, mis on õiged valikud ja mida peaks tegema, eriti veel, kui on raha vaja, siis nad satuvadki valede inimeste küüsi ja neid kasutataksegi ära just selle sama mõttega, et nad on noored ja lollid. Sa tahad öelda, et kõik need noored, kes täna on OnlyFansis, möllavad seal, tegelikult ühel hetkel nad võivad seda kõike nagu kahetseda, just sellist nagu igu eksponeerimist ja kõike. Kindlasti 20-30 aastat hiljem kindlasti. Su lood on olnud hästi keerulised, aga sa kirjutasid nad valmis ja sa ütlesid, et sa tahtsid neist nii-öelda nagu neid enda seest välja saada. Kas see siis vastab tõele, et see selline välja kirjutamine põhimõtteliselt nagu siis ravib haavasid ja sa saad siis nagu selle raskuse endast välja või? No ma pean ütlema, et see protsess oli ääretult raske tegelikult. Ma ei arvanud, et see on nii keeruline. Verniga kohtumised olid mul ääretult valusad ja rasked. Verni oskas küsida õigeid küsimusi, kuigi need olid minu jaoks väga valusad, et ma kiskusin kõik oma haavad uuesti lahti, mida ma tegelikult olin juba ajaga kokku kasvatanud. Haavad olid, aga olid kõik kokku kasvanud ja ma olin nagu nii-öelda tegelikult juba rahu teinud sellega. Aga jah, need kokkusaamised olid väga muretavad, väga rasked, nii et koju minnes oli mul ikka päevi ja päevi olid ma voodis ja hakkasin jooma ja jõin ennast auto alla lausa. Ma olin täiesti sassis, need esimesed peatükid olid väga rasked. Sinna tagasi minna sellesse. Aga praegu nii mustades toonides meil see intervjuus. Mina tahtsin just küsida, et kas see vastab tõele, kas mul on õigesti meeles, ma lugesin su raamatut, et su vanaema ütles sulle juba, et sa peaksid Dianaga koos olema või? Absoluutselt. Ma kui jäin täna hommikul mõtlen, et sa mingi unes seda. Ei, ütles küll, jah. Millal see oli? See oli ikka tükk aega tagasi juba. Jah. Et te olete nagu nii kaua koos. Te olete nii kaua koos, et te olete kokku kasvanud ja te olete nii armsad, et võta nüüd Diana ja hakake palun koos elama ja oli küll, jah. Millal see oli siis? See oli aastaid tagasi. Mitu? 3. Ja siis teie vahel veel midagi ei sumisenud? Ei. Aga kui vanaema nagu ütles, et mis sa siis sellel hetkel arvasid, et vanaema on hulluks läinud või? See on ära sagab ära. Aga kokkuvõtteks sellele kõigele, kas mul on õigus, Gerdo, et kui su elus ei oleks olnud kõiki neid läbielamisi ja kõike, mida sa kirjeldad, siis sa ei oleks see, kes sa täna oled, sa ei oskaks kirjutada neid laulusõnu, mis meile kõigile mu 10-kuune beebi nutis, kui ta kuulas tuhatnuga selga. Nagu ta ei oska rääkida. Ta istub mu kõrval, kui ma kirjutan saateid kokku, Gerdo on esmaspäevases Kuurias, kasutan siis ära seda juhust. Aga ilma selleta kõigeta sa ei oleks see, sa ei oskaks kirjutada, öeldakse ju, et teha sellist kunsti, maalida, kirjutada, et sa pead läbima nagu mingit valu. Kas see siis vastab tõele, et ilma kõige selleta võib-olla sa ei oleks nii loominguline? Kindlasti, absoluutselt ei oleks, kindlasti. Et kõik need juhtumised, kõik mu laulusõnad, kõik, mis ma olen kirjutanud, on seotud minu läbielamistega. Kõik. Alates laul emale, öövitumisele, kõik, mis siin on tuletanud. Jah, kindlasti, et selles mõttes sellel on oma selline kurb lood, jah. Valust sünnivad siis samasel ilusad asjad. Ma olen ka vahel öelnud Dianale ka, et nii naljakas, et kuskil Viljandis lähen lavale. Seal on mingi 800 inimest saalis ja siis ma laulan seal mingit laulu näiteks pea peal. Tegelikult ma tean, kui suure valuga see on minu sees tulnud. Sama aeg olen ise isegi nutnud ja pisavad valanud neid sõnu kirjutades. Ja siis lähen lavale, siis inimestel on käed püsti, kõik laulavad kaasa, kõik on nagu rõõmsad. See on nagu selles mõttes kummaline mõelda. Aga aitäh, püsime ajas. Mis edasi saab nüüd?
nüüd tuleb laul ju. Ma loen kohe, mis siit tuleb. Kas meie hakkab laulma nüüd või? Oota, minu ülesanne, mina olen õhtujuht. Läheme edasi ikkagi elusalt, eks ju. Nii, nüüd tuleb Karina ja Gerdo 1000 nuga selga. Karina kallis, palun. Meil on oma mikrid jah, me peame ära vahetama. Jälle, tule. No nii, ja siis midagi, aitäh Karina, et tulid. Järgmise raamatu puhul ka. Minu arvates selle lauluga Karina kinnitas ennast ametlikult Respekti 3. naisliikmeks. Teeme teile aplausi. Loodan, et see tuleb hästi. Igal juhul proovime siis.
aitäh, aitäh. Sina olen ainukene, kes teab, mis siin toimuma hakkab. Palun andke andeks minu ebaprofessionaalsus, et ma pidevalt siin, et hea õhtujuht õpib ju kõik pähe ja teeb peast, aga minu jaoks on see esimest korda täna seda õhtut juhtida, nii et andke andeks, kui ma põrun. Esimest korda olla. Ma näen, et energiad vahetuvad, et enne ma olin jube nagu äksi täis, et kõik läheb hästi, tema oli närvis, nüüd mina olen närvis. Sina närvis ja mul on hästi ja mina olen kurb. Väga ilus laul oli, aga järgmisena tuleb lavale Berni ja palun jää sina ka lavale. Jaa, ta peaks tulema jah, absoluutselt. Palun teeme suure aplausi. Berni, kas sina oled ka närvis? Ei ole jah? No, vaatame, et ajaliselt oleks kõik klapiks. Nii, ja kõik klapib praegu ja ajaliselt. Berni, kas sa tajusid raamatut kirjutades, et Gerdol on neid asju raske rääkida? Ta enne ütles, et ta isegi hakkas jooma mingil hetkel pärast sinuga kohtumisi, et tal oli nagu nii raske. Eks mul endal oli ka raske, pärast neid kohtumisi, ma mäletan, ma ei saanud, nagu tema võttis võib-olla mõne päeva üksinduses ja võib-olla tagasilmõttes selle, mis on toimunud. No mina olin köösiti lihtsalt üle, ma olin nii raputatud sellest, mis ta rääkis. Nagu reaalselt sa samamoodi nagu mina lugejana tundsin, et see kõik oli jõudne, mida ta on üle elanud. Ikkagi sind ka see nagu raputas, et sa pead ju seda kirja panema, et see oli õudne ka sinu jaoks või? Õudne muidugi. Õudne, aga huvitav ja õpetlik ja on midagi üle mõelda kõikidele. Nagu mida? Üritada nagu mitte vigu teha elus ja võib-olla midagi iganes, mis on tehtud õppida. Korraldada ja võib-olla Gerdo raamat on selles suhtes võib-olla ka hea, et alati ei ole kõige targem neid vigu ise teha, vaid teiste vigadest õppida ja meelde jätta see, mis oleks nagu õige. Aga ilma nende vigadeta me ei oleks jälle Gerdot sellisena, nagu ta on ju. On jah. Hästi, tore inimene. Aga ma küsin siis nii, et te ju enne ei olnud nii-öelda nagu sellised padid või sõbrad. Et te olite ikkagi suhteliselt võõrad. No ei olnud sellised nagu südamesõbrad. Me kohtusid esimest korda intervjuu ajal ja siis nagu ma selles raamatus võib-olla sellist ennast ka kirjutan, et on küsisid, kas te olete riiki valda. Tõesti, Johanna ütles, et riiki valda. Siis ma mõtlesin, et sa oled riiki valda, ma ei tea. Aga niimoodi see arvas, jah. Need on parimad algused alati. Et kui ta pärast kirjutas, et selle ettepaneku raamat kirjutada, siis hästi üldiselt vormis, siis ma imestasin, sest ma ei tundnud. Aga nüüd ma tahaksin küsida, et kui sa ei teadnud, kes, selles mõttes, et sa teadsid, kes on Gerdo Mölder, aga enne, kui sa teda nii-öelda tundma õppisid, kas tohib küsida nagu robustselt, et mis sa arvasid Gerdost enne raamatu kirjutamist? Ma mäletan teda mingsuguseid lugusid, mis olid nullidate lõpulehes. Te töötasime koos siis? Jah. Ja siis ma mäletan, et Kannu võttis Staari valimisi, mida nad kajastati ja kus ta oli. Ma ei saa midagi mõelda, ega ma neid laule ka eriti teadnud. Respektist ka eriti mitte midagi. Aga kui ta mulle esimesel kohtumisel kohe selle plaadi näiteks kinkis. Ja siis ma ei ole suutnud seda üle ühe korra kuulata sellepärast, et laulud ja jõudsad meelde, et jälle sa mulle Ma räägin täpselt sama, kusjuures minul oli samamoodi, et kui me Gerdoga esimest korda kohtusime, ma ei teadnud su loomingust nii palju. Mõtlesin, no jah, et laulab pubis, okei, väga tore on ja et enda laulik
ja siis sa paned selle laulu käima ja see lähebki nagu nuga südamesse, ta nagu leiab selle koha ülesse. Ja ma olin hästi skeptiline üldse Respekti suhtes. Ma läksin ükskord Virva huvisse nagu vaatama, et kuidas see show siis välja näeb. Pulli ta teeb seda. Ja uskumatu, nii hea reaktsioon. Ma kahtlustasin, et nad oli nende settide vahe juttu ajama ja siis mõtlesin, et ma ei usu, et seda on just nii, et see ei ole võimalik. Aga ta ütles, et keegi ei ole talle nii sellist komplimenti varem teinud. See on kõige see on olnud otse või? Jaa, absoluutselt. Päriselt või? Muidugi. Meil on juba 8-9 aastat oleme otse ja esimesed aastad küll mitte, aga 8-9 aastat küll Rita Liiveri ajast hakkasime otse laulma ja laulame siiamaani otse absoluutselt ja see on tõesti suur kompliment. Kui seda nii harva tuleks ütlema, kui keegi ütles, kas sa laulad nii? See on nii kõrge kokku, see jumal, ise mõtlen, et nii palju musti noote ja nii palju läheb nässu ja kõik on ja siis kui keegi tuleb niisugust asja ütlema, minu jaoks on see kõige suurem kompliment üldse, mis saab olla, et see ütle ühe korra veel, wow. Aga mina küsin siis nüüd selle küsimuse järele, et pärast kõiki neid intervjuusid, raamatu kirjutamist, kui sa käisid Kannuklubis teda kuulamas, mis sa nüüd temast arvad? Ma arvan, et ta on kangelane selles mõttes, et saada inimeseks pärast seda kõike, mis ta on elus läbi elanud, see on müstika. Müstika, üldse selline. Täpselt sama mõte, kui ma lugesin, et püha taevas, et ta on nii normaalne. Et sellise asja peal peaks olema nagu täiesti nagu ebanormaalne. Nagu ma su saates ka ütlesin, kuulija saates, et natuke kahtlemise normaalsuses ja oma adekvaatsuses kohati küll vahepeal läheb lappasse, aga püüan olla, ma annan endast ikkagi valida. Aga Vervi, sa kindlasti oled ju kogenud ajakirjanik ja väga hea ajakirjanik ja väga hea kirjanik, et sa oled selle väga ilusti kirja pannud. Palju räägitakse sellest, eriti sellised snobimlikumad inimesed ütlevad, et kellele neid elulooraamatuid on vaja noortest inimestest, et jälle mingid on pool elu elamata ja kirjutavad oma elulooraamatuid. Mis sa sellele küsimusele vastad, et sa kirjutasid 42-aastasest Gerdost elulooraamatu, et on siis tal õige aeg või mitte või miks tasuks seda üldse lugeda või? Kas on sellest sõnumist või kas on midagi inimesele öelda, et 20-aastased võib olla? Ma arvan, et 20-aastane Gerdo oleks võinud ka veel detailsena kõnema raamatu kirjutada. Kelly Sildaru tegi väga palju raamatu. On mida lugeda. Kõik oleneb sellest, mis sa elus oled kogenud ja kui palju sa oled kogenud. Et ei ole nagu ühe puuga, et kõigile 80-selt ehk on aeg hakata mõtlema. No siis, mis sa ära mõtled, siis ei mäleta enam midagi. Keda veel mäletab? Ma loodan küll, et mul mõistus on siin samal kohal. Mina olen ka kirjutanud elus 3 raamatut. Ja alati kõike kirja panna ei jõua, ei saa, ei jaksa, ei tohi. Mis te sealt raamatust päris ausalt välja jäi? Palju. Mina arvan, et palju, jah. Selles mõttes, et välja jäänud palju, aga pigem on see, et Verni väga kokkuvõtlikult võttis mingid teemad nagu kiiresti hüppas üle. Tegelikult kõik teemad on ikkagi käsitletud minu arust. Aga lihtsalt Verni siis valis, mida siis rohkem peatus ja rõhku pani ja millest ta üle hüppas. Aga muidugi palju teid veel välja. Oli sul nagu mingisugune koht Verni, kus sa kirjutasid, mõtlesid, et kas see mahub või ei mahu, ma pean tegema mingisuguse valiku? Muidugi, sellepärast, et meie kohtumised, need intervjuud kestsid umbes 2-3 tundi, sest inimene ei jõua rohkem huvitavat rääkida, seda sündmusi, ketrama. Ta on nagu alla teatud, ilmselt kiiremini edasi saada. Ja ma pudistasin jälle. Nii et neid salvestusi on palju. Ma arvan, et ma ei kujuta ette, kes see raamat oleks. Aga lõpuküsimus, kas te nüüd olete sõbrad? Nagu nüüd käite külas, räägite juttu katsime taga. Nii on meil külas käinud, me ei ole Verni külas käinud. Need on alati väga toredad õhtud olnud ja absoluutselt. Nii tegelikult raamat oli ka selline alge sõprusele. Ja sa vaatad nüüd Respekti hoopis teist, kui paar võib näha siin nüüd siis kuskil Virmapubis või Kannuvõtsis. Aga aitäh sulle! Aitäh!
sassi, ei tea, ma ei jõua. praegu oota, ma ütlen. Mõlemad ja vahel. Ja. Karina on valmis, palun tuleme silmi. Kuulen sõprade hääli, nemad täitsid mu päevi. Olen üksinda koduteel, olen üksinda koduteel. Pilved katnud on päiksed, viies lootuse väiksed. Olen üksinda koduteel, nagu Hein, selle uue laulja. olen üksinda koduteel. Olen laivis näinud selle uue laulja. Ma tulen su juurde, läbi tormise tuule. Olen üksinda koduteel, olen üksinda koduteel. Ei mitte Diana, aga selle. Ma kannan mu tundeid, pane käed mulle ümber. Ma ravin Lust öineb. oli suured ei talu. Ma kannan mu koodi, jää mu juurde oma kooli. Tead, mis on huvi? Ma ravin Üks on see, kes on olen veel siin, olen vähe siin. Ma viinin teid sinna, muinasjuttude linna. Olen üksinda koduteel, olen üksinda koduteel. Ennast leida kui püüdsin, öösel valjult sind hüüdsin. Olen üksinda koduteel, Olen üksinda koduteel. ema kannab mu tundeid, pane käed
õhtujuhina, ma ei tea, kas ma olen õhtujuht, aga ma lihtsalt terve aja nutsin. Ja Kerdo, sina nutsid ka. Sa oled selle laulu kirjutanud. Ja sa oled seda esitanud nagu 1000 korda. Ja sa ikka nutad. See teeb haiget. Ja see on nagu nii lõikavat, nagu seisus, ma pean ennast nüüd kokku võtma. Nagu tõesti, sa nutad, kui sa oma laule esitad, sest need on ikkagi nagu nii sügavalt puudutavad sind. Ja nüüd on see koorihetk, kus kõik ütlevad, ma vaatan, kui keegi nutma hakkab. Ma tõesti ei oota, palun ära hakka nutma. Meil tõmbab ikka kisub nii kurvaks ära see õhtu, et... Aga ma pean küsima, et Kerdo, mis tunne see on? Jälle see või tuulia küsimus, mis tunne see on? See on küsin kogu aeg. Mis tunne see on, kui sul on laul sinu emast, mis on nii hingematvalt ilus ja seda laulab sinu kallis tulevane abikaasa, kes on su naine, kellel on nii võrratu hääl. Lihtsalt mul on selline tunne, et Diana, sa võiks ükskõik, kui sa laulaks lapsele unelaule ja ma ka nutaks. See sinu hääl on, see on nii ilus, on ju. Mis tunne see on sul? See on valus on, jah. Seda laulab nii ilusti, seda laulu, mis sa oled kirjutanud. Ma ikka tegelikult pea iga kord, kui ta seda laulab, siis ma tegelikult ma olen ju mees, ma püüan mitte nokka, aga tegelikult mingi nokab sees on. Kas sa valisid natuke teda hääle pärast ka, jah? Ta on väga ilus. Aga jah, hääle pärast ma valiks seda absoluutselt maailma nuka üheks. Ta on nii võimas hääl on Diana. Kas sa vahel lased Diana kodus endale laulda? Sa ei saa sinna minna. Ei ole niimoodi olnud. Paar korda on proove teinud, siis ma küll kuulan, aga ei ole niimoodi üldse laulnud. Kodus püüame mitte sellega tegeleda. Diana, sa tegelikult oled ju ka emotsionaalne inimene, ikkagi hingeline kunstiinimene. Kuidas sa seda laulu laulad ja nutma ei hakka? Oota. Raske ju laulda sellist laulu. On ikka, jaa, muidugi. Ikka mõnikord tuleb pisar ka silma. Aga mis sa mõtled samal ajal, et õhtul teeme pannkooke või? Ei, ma ei mõtle kunagi sellist asja. Kuidas sa nagu raske laulda neid ilusaid lugusid, mis südames on? On raske, aga mul on eluaeg meeldinud sellised kurvad ja südamelikud laulud. Kindlasti sa olid esimene, kes Kerdo raamatut lugeda sai. Jaa. Ja kindlasti, ilma et ma oleks üldse Kerdoga rääkinud, ta kindlasti küsis, mis sa arvad sellest. Jaa, mulle väga meeldis. Ma lugesin ühe hingetõmbega selle läbi, ma enne ei lõpetanud, kui ma olin läbi lugenud, siis see oli nii põnev ja oli ka asju, mida ma lugesin sealt ja sain ka esimest korda teada. Üldiselt ma Kerdot tunnen hästi, aga ka seal oli igasuguseid seiku, mida ma isegi ei teadnud. Mis nad olid? No, kasvus. Aga see ei pannud sind vähem armastama? Ei pannud. Kindlasti Kerdo muretsesid, kui ta nüüd loeb, et äkki ta enam ei armasta mind. Ei muretsenud, üldse ei muretsenud. Aga... Diana on nii mõistlik naine. No ta on väga mõistlik, arvestades kõiki sinu tempusid. Vale noodi võtsin üles. Väga vale noodi. Ma jään ikkagi ise endaks. Et ma saan aru küll, et sa palusid mind siia, aga Diana on tõesti mõistlik naine. Ma ei hakka minema detailidesse. Aga kas see raamat näitab päriselt Kerdot või see on nagu... Me ikkagi saame kas see on päris aus vaade? Päris aus ja Kerdo, jah, on küll. See on isegi nagu ta on ennast nii alasti pakkunud, et see on täitsa õudne. Kas see vastab tõele, et kui Verni kirjutas seda raamatut tõesti, et ma ei tea, Kerdo ütles, et kaotas täiesti nagu enesevalitsuse, kukkus jooma, mis kõik... Ta jäi auto alla, eks? Jaa, te rääkisite, et mina mõtlesin, et tahad hullu juttu mulle. Kerdo helistab, ütleb, et ta jäi Uhkendani tänavat auto alla. Ja mõlemad räägivad sellest. Nüüd mul on esimest korda võimalus küsida, kas teie päris
päriselt auto ta alla. jäi purju ja siis ta otsustas, et ta läheb veel endale napsu tooma ja ma ütlesin, sa ei seisa püsti. Et ta mine palun ja siis ma kuulsin, kuidas ta ikkagi läks ja esiteks kukkus trepist alla. Ja siis ma mõtlesin, issand jumal, ma ei taha seda kuulata, mis seal ütles, põmm ja põmm, mida mul käis kolks. Ja lõpuks ta tuli tagasi, ütles, ma jäin auto alla, aga ma jäin ellu. Ütle mulle, mida tegi autojuht, kes sõitis ühel ilusal päeval, ma ei tea, töölt koju ja sõitis otsa keetomöödrile. Kas ta tuli autost välja või oli põgenes? šokis jah, mul lendasid kõik õlled ka sinna laiali, sinna Jukatoni tänavale, see oli tõesti hirmus jah. Mis ta ütles sulle siis? Ei, ta oli šokis, ta aitas mulle õlled kokku korjata. See oli kõige tähtsam sel hetkel. Sel hetkel. No kas elu Gerdo Möldriga on nagu, ma ei tea, Seebi filmis? Ma viimasel ajal ainult loen, ma ei jõua järgi, ma teen päeval tööd ja siis mul, ma ei tea, õhtul elukaaslane või keegi tuttav ütleb, kas sa lugesid, mis Gerdo tegi? Jesus Christ, nagu alles eile olid uudised. Ma ei jõua järgi, nagu kas sa jõuad või? Ei jõua. Kogu aeg on väga huvitav. Kogu aeg neid lehed kannul ja kõik räägivad, et issand jumal, et ta teeb enda raamatule nii hullu promo ja samal ajal Gerdo nutab toru otsas, ütleb, ma ei taha neid lugusid, ma ei taha neid lugusid. Et kas päriselt siis käib siuke promokampaania või ta päriselt satub sellistesse sekeldustesse? Tal on kohe selline omadus sattuda sellistesse olukordadesse, et ta tõesti ei taha, aga jälle juhtub midagi. Et hommikul ärgates kunagi ei tea, millega see päev õhtule läheb. Ütle Diana, kas see on hea või halb? No ma arvan, et hoiab värskena. Igav ei hakka. Diana, kui mitu aastat sa Gerdot tunned? 16. Ja te kohtusite esimest korda Salme kultuurikeskuse peldikus. Ära ütle peldikus, Katri, toaletis. Kui te oleks niisama käinud, oleks peldikus, aga kuna te kohtusite seal, siis on peldik. Tualetis. See on tualett. Puudriruumis kohtusite. Suitsuruum, tegelikult oli see suitsuruum. See on käinud suitsetamas ja 16 aastat tagasi Salme kultuurikeskuse WC-s. Sina olid ees juba seal või kumb enne tuli? mina suitsetasin koos Elle Kulliga ja Gerdo tuli Hendrik Normaniga samamoodi suitsetamas. See oli mingi unisex WC-s? Ja. Juba siis olid jah? Ja. Ja muide unisex WC-d on väga ohtlikud kohad. Aga ei ole, näed, siit on näide, et on väga head kohad. Kas sa mäletad seda esimest hetke, kui Gerdo Mölder astus üle WC ukse, mis sul läbi käis? Ma vaatasin, et kes on see kena noormees, nii viisakas ja niivõrd meeldiva käitumisega ja pakkus tuld ja rääkis minuga. Kas see oli armastus esimesest silmapilgust? Seda ei oska just öelda, aga meeldimine kindlasti. Ma ei tulnud selle peale, et seal peldikust mingi suhe tuleb. Naised ütlevad nii, nagu asjad on, ei hakka mitte ajama mingi täpselt. Mis sa just ütlesid, nagu peldikus ei hakka ju mingit... No ei tulnud ju selle peale, et peldiku tutvust. Peldiku tutvust, kohe teagi. Me mõtlesime, et teeme peldikust ka registreerimise tegelikult. Meil oli plaan küll, et see oleks ideaalne koht, kus ennast paari panna. Tegelikult. Jaa, sellepärast, et seal kõik algas seal ja see oli nii tore, me ei pannud ju tähele, et seal on potid või midagi, me ei vaadanud ümber ringi, et seal taga on mingi potid, me tegime suitsu ja see oli nagu suitsuruum tegelikult. Suitsuruum, kus on ka, ütleme, potid tulid suitsuruumi, tegelikult oli vastupidi. Need kaks lihtsalt ujuvad vastuvoolu ja teevad isegi peldikupulma täiesti normaalseks. Võib-olla isegi mõelda selle peale, et miks mitte. Ja mis siis on, eks ta siis see... Tänapäeval kõik teevad peldikus selfisid ju. No absoluutselt. Miks mitte? Mida kõike seal peldikus ei tehta? Katrin, sa ei taha teada või sa äkki tead, noh. Sa ei taha rääkida lihtsalt. Nii, nüüd see lõpp siin õhtul meil kisub väga ära. Algus läks nagu... Diana, mida sa armastad Gerdo juures? Et sa tegelikult oled ju pidanud talle palju ka andestama, mis haiget teeb ja ikka see armastus tuleb läbi tule ja vee nagu mingisugune kirgede torm, ükskõik mis teil seal elu ette juhatab, te ikka tulete sellest koos välja käsikäes. Mis see on, mis sind hoiab tema juures kinni? Meil on väga üks veregrupp, et see huumorimeel, mis on Gerdol ja see on fantastiline.
ja me naerame nii palju koos, meil on nii lõbus. Meil on nii tore koos olla, et see kõik muud probleemid kõik hajutab ära, sest kui jälle meil oleme koos jälle rõõmsad, siis see on seda väärt selle nimel elada. Samas te olete nagu nii-öelda nagu taevas sündinud paar, et ühelt poolt Gerdo teeb loomingut, kirjutab laule, laulab, samal ajal Diana, sa laulad, sul on võrratu hääl, et te saate teha, ma tean, te käite õhtuti, isegi lähete koos Gerdo esinemistele, et te elate ka sellist elu, kus te saate kogu aeg nagu koos olla ja üksteist siis nagu täiendada või? Ja me oleme niinapidi koos kogu aeg, jah. Ja meil on tore. Miks inimesed peaksid lugema Gerdo raamatut? Selles raamatus on väga palju erinevaid tahkusid ja väga palju õpetlikku. Ja kindlasti võib-olla nagu Gerdogi ütles, et paljudele ärge nii elage, katsuge oma elu kuidagi ilma selliste asjadeta hakkama saada. No igatahes see on selline lugemine, kui hakkad lugema, siis sa enne ei pane ära seda, kui see on läbi loetud. Et Gerdo elus on nii palju juhtunud, nagu ta oleks tõesti 100 aastane. Nii hästi öeldud. Nagu tõesti on hästi öeldud, et heas mõttes 100 aastane, et sul on seda pagasit. Aga nüüd tuleb üks laul ja siis me jätkame veel ühe väikese intervjuuga ja siis tõmbame otsad kokku, kes koju kiirustab. Diana lugu.
et kas kõik on okei, ma pidevalt muretsen. Ja kohe öeldi mulle, et see viimane segment oli väga hea, et sai naerda. No tore, aga minu meelest, jah, muidugi, kohe naerame, aga minu meelest ikkagi on tähtis rääkida ka sellest, et vahel on inimeste elus kurvad sündmused ja ma arvan, et need on ikkagi Gerdo karjääris väga määravaks, et sa seda kõike ilu oskad sõnadesse panna. Aga no ma ei tea, proovime siis stand-upi või? No, tee algus lahti. Mis meil nüüd rääkimata on? Mis on sinu elu kõige naljakam hetk, kui sa mõtled oma esinemiste peale? Esinemiste peale, oleks ma teadnud, et sa seda küsid, siis ma oleksin teinud kodus kodutöö ära. Aga neid on palju, neid on väga palju, arvestades seda pöörast aega, kui ma veel respektiga käisin esinemas sedasi, et ma ikka tarvitasin alkoholi sedasi, et liiter rummi enne lavale minekut. Lugesin selle kohta, ma mõtlesin, et kuidas need sõnad tulevad välja, kui sa oled liitri? Ei tulnudki, ma ikka vahepeal vaatan piinlikkusega neid YouTube'is, need inimesed on filminud ja üles pannud, siis ega see tore vaatamine ei ole, aga ei palju on juhtunud, püksid tagurpidi jalas, püksilugud lahti, sellised on sellised, normaalsed asjad. Palun kirjata, ma pean kohe ajakirjanikule küsima seda hetke, et kui sul oli see püksilukk lahti, et kus see oli? See oli Rakvere firma huvis ja siis seal inimesed karjusid, et poiss pane püksilukk kinni. Kaalukad olid jalas? Seda ma ei mäleta. Ma teod tundes ennast, siis ma ikka kasutan aluspükse palju. Aga ei, jah, ma arvan, et oli. Kindlasti oli. Sa ütlesid, et viimasel ajal sa saad tohutult fännikirju. Sa mainisid mulle, ma ei mäleta seda täpselt numbrit, aga eriti nüüd, kui raamat välja tuli, kes ei tea, siis enne kui raamat üldse, mis minu jaoks on nagu fenomenaalne, et kui palju on Eestis inimesi, kelle raamatut tellitakse enne, kui see poodi müüki jõuab, 500 inimest eelmüügist ostis su raamatu. Ja see on ikka väga suur number Eesti mõistes, et ma tean, et siin häid raamatut müüakse 3000 eksemplari, eks. Olid sa üllatunud sellest? Aga olin küll üllatunud. Ma tegin tunduvalt vähem, jätsin enda e-poodi ja siis mingi sisetunne ütles tegelikult, meil oli 300 raamatut e-poodi, aga sisetunne ütles, et ma ei tea, mis ütles, et igaks juhuks ja kõik need läksidki ära. Peaaegu 600 tegelikult. 600 raamatut osteti enne, kui see tänane päev üldse kätte jõudis? Jah. No, sa mainisid mulle mingi numbri, et sa igapäevaselt saad neid fännikirju, mis sa ütlesid mulle, 100 või? 100 fännikirja? Keskelt läbi jah, e-mailid ja Messenger ja nüüd ma avastasin veel, et TikTokis on ka postkast, ma ei teadnudki seda. Ma ei teadnud, et seal inimesed saavad seda kirjutada. Ja ma olen seal nüüd avanud TikTokis on ka nii palju kirju. Mitu kirja lugemata oli siis? Ikka palju, ma ei niimoodi lugenud tipp-haaval, aga palju jah. No, ma küsin siis kohe TikToki kohta, et te tegelikult Jaanaga olete seal üsna aktiivsed. Kas seda kõike on vaja? Jõuad sa kõike seda teha, et raamatud, esinemised ja seal TikTokis kõik asjad? Kui sa enne rääkisid promos, siis ainuke asi, mida mina olen mõeldud, et promo oligi meil TikTok, et teeme TikToki, et see promo. Kõik muu, mis siin ümber on tekkinud, see on tõesti, nagu Diana ütleb ka, või möödu päeva, kui ole Gerdo. Jah, et see on, ma ei tea, ju siis on silmad nii peal ja kuidagi juhtub ja meiega nii kogu aeg juhtub, minuga rohkem kogu aeg, aga TikTok oli tõesti, see oli ainus mõte, et teeme selle promo ja suhtleme inimestega ja oleme pildis ja räägime ja... Et reklaami ei osta kuskile telekasse, et ainult TikTokis siis natuke räägime ja ongi kõik ja see töötab, eks? Jah, TikTok tundub, et toimib väga hästi. No, sa oled nii pikalt teinud seda respekti, et kas siis päriselt ongi sul selline nagu fännibaas, mis sa oled keskeltläbi? Palju siis on inimesi, kes tõesti, no ma võin teile öelda, et Gerdo on väga populaarne. Ma käisin hiljaaegu tegemas Geenipubist lugu ja Geenipubi omanikuga ma pidin ühe teise looasus rääkima. Ta ütles, et see õhtu, kui teie seal olite, see oli kõige hullem õhtu. Mõtlesin, mis mõttes? No rekordarv oli inimesi. Et tõesti, sa tood isegi nendesse Lõuna-Eesti pubidesse meeletu hulga inimesi. Mis sa arvad, palju siis on respektil nii-aga selliseid nagu kindlat fännibaasi siis?
no number Respekti fännile näitab 22 600. on see ametlik number. Aga jah, noh, kui palju on seal passiivsed ja kui palju on aktiivsed. kui sa kuskil lähed esinema, ma mõtlengi, on see Geeni, on see geenipubi, Virma pubi, saalid on täis? jah, põhimõtteliselt küll, selles mõttes, et tänapäeval saal täis on raske mõista, sest et saali täis ongi väga raske saada kõikidel bändidel Eestis. see on keeruline aeg ja seda enam on väga suur au tegelikult. Ma väga hindan seda, kui inimesed tulevad, kui ma mõtlen, et inimesed on teinud nagu rasket tööd kuu aega ja nad võtavad selle 15 euri ja tulevad Respekti kontserdile, siis see on tegelikult väga suur au nagu mulle ja Respektile. Tegelikult on see väga suur au. Ma väga hindan seda, võib-olla ma peaks sellest rohkem rääkima, aga hinges ma alati Dianale ütlen, et mõtlen, et inimesed on käinud tööl, näinud vaeva ja nad tulevad, valivad kõikide kontsertide eest Respekti ja tulevad meie kontsertide eest. Tegelikult seda väga hindan. Tänast ostukorda arvestades, et inimene võib-olla jätab paki võid ostmata ja tuleb elab ennast välja. No ma pean küsima, mis värk selle Kaja Linkmaniga on? Kas ta nüüd on tänu sinule kaine? Sorry, ma tegin terve hulga uudiseid sellest. Ma tegin kõigest, mida inimesed loevad. Mulle heideti seda kohutavat ette, aga kui te teaksite neid lugejanumbreid, siis rahvas nõuab neid uudiseid. Miks sa otsustasid Pärnus laulda koos Kaja Linkmaniga ja pärast ta tuli veel minu juurde, ütles, et ta laulab väga hästi, et ta teeb veel mingi settiga. Jaa, lauliski ju, Diana, laulis tõesti hästi. Absoluutselt laulis hästi ja miks me peame alahindama inimesi, et kuna ta on Kaja Linkman, et siis ju ta laulab ka väga halvasti ja väga õudne, noh, täpselt nagu teevad teatud ka broadcast inimesed, eks ju, teistega, et arvandavad ja panevad hinnanguid, eks ju. Ma ei saa panna Kaja Linkmanile hinnangut, kui ma ei olnud teda kunagi laval kuulnud. Ja ta on väga suur fänn sul. Jah, absoluutselt. Ja ta on täpselt samasugune inimene, nagu me kõik oleme. Ja jah, tal on omad vead. Ja alkoholism on väga raske haigus. Ma näen seda oma lähedaste pealt, olen näinud selle aastakümneid lapsest saati, et sellega võidelda, eriti naisterahval ongi raske. Ja pigem ma püüan ikkagi teda mõista, mitte hukka mõista. Me kõik tahame, või mitte kõik, vabandust ei üldista, et inimesed tahavad teisi hirmsasti hukka mõista, hirmsasti kohe hinnanguid anda ja püüdmata mõista nende lugu. Igalühel on oma lugu ja kindlasti on ka võib-olla Kajal lugu, miks ta on jooma ja miks ta on alkohoolik. Aga sina, Kerto, oledki selles mõttes sellises nagu julge sell, selles mõttes, et sa teed selliseid käike, mida inimesed loevad ja mõtlevad, issand jumal, et hullumeelne. Et küll sa satud võõraste naistega suudlema ja Kaja Linkmaniga laulma, aga sa teed neid nagu kogu... Spontaanselt. Ma tahtsin just öelda kogu südamest, et ei tee kogu südamest, aga kõik see, mis sa teed, on mingis mõttes, et ma ei mõista sind hukka, et sa oled nagu niivõrd siiras inimene, et kui sa juhtud eksima, võõra inimesega suudlema, sa vabandad, tõused püsti ja ütled, et ma eksisin, et mul läks valesti, ma ei tahtnud seda teha. Või kui see juhtub uuesti, siis sa ikkagi vabandad ja kogu see asi näitab mulle, et sa oled inimene, me kõik eksime, eks? Me kõik oleme ka inimesed ja kõik komistame absoluutselt. Ma arvan, et siin saalis ei ole ühtegi inimest, kes ei oleks komistanud ühel või teisel moel. Kõik komistame. Ja muidugi, ega see ei ole vabandus, et ma pean, et kõik on need, kõik inimesed komistavad, et siis me võime kõik suudelda ja muidugi ma ei või. Räägime sellest suudlusest. See tahab teada, muidugi, juhtus, mis mõtled, juhtus. Kuidas see juhtub? Hoo pealt tantsisime, kõik oli tore ja ikka juhtub, Juhtub nii, jah? Jah, oluline on see, et midagi edasi ei juhtunud ja oluline on see, et ma ka rääkisin järjepäev Dianale ka seda, et lihtsalt selline asi juhtus. Ja iga kord ma lähen Kerto juurest ära ja ütlen, et ära su jumala eest kedagi ei tea. Jälle ta suudab. Ja nüüd ma käisin Õhtulehes ja ma suudasin koera veel Õhtulehes. Kuidas sa sinna sattusid? Ma käisime veel. Ja no aga üleeile. Suudasid koera? Koer tegi musi, siis mida veel, et...
alles sa siunasid mulle õhtul ette, ütlesid, et mitte iial sa nendega enam ei räägi, et nad ei ütelnud, et ma ei räägi, ma ütlesin, et ma olin pahane nende peale muidugi. Mitu päeva? Ühe päeva. Ma ei suuda olla kellegi peale pikalt kuri. Ma tõesti ei suuda. Kirjutasid loo valmistus, mitte iial ei anna ühtegi intervjuud. Ma vihkan neid, ma vihkan. Ma ei ütelnud, et ma vihkan. Aga sa vihkasid seda, kes pildi tegi sinu. Jah, seda, kes siis läksid uuesti õhtul ette, andsid pika intervjuu. Ei. Mis sa tegid seal siin? Me läksime sinna teistel asjaoludel, et see Verni läks Dianale. Läksin kaasa. Ja siis... Ta suudas koera Diana nähes. Jumal tänatud. Areng on toimunud. Ma ei tea, kuhu poole, aga... Mis järgmiseks? Mis veel? Kerdo, kas 22. mai pulmad toimuvad? 100%. Ära palun ütle. Sest kui ma vaatan praegu, kui neid sündmuseid, praegu on 8. Siin on, ma ütlen niimoodi, et siin on nagu 100 asja võib juhtuda. Aga seda väärtuslikum ja elus on see pulma. No, ma ütleme nii, et iga nädal on midagi juhtunud. Mis paneb selle küsimärgi alla, et kas need toimuvad? Jana, kas toimuvad? Kindel? Muidugi. Sa vahepeal kuskile peole julged üldse minna? Ei, kusjuures ei julge jah. Ma lähen isegi Vaine peale õhtul ette ja seal juba koer tuleb. Minu ees peaks Diana üldse, lihtsalt sa peaks ta keti otsa panema, kui õue läheb. Igaks juhuks nagu kogu aeg niimoodi käe kõrval. Nagu äkki oleks mõistlik küll jah. Kui need pulmad toimuvad, sa ei ole kunagi abielus olnud? Ei ole. See on sulle suur asi. See on väga suur asi. Kas siis need suudlused lõpevad? Ma ei garanteeri ega anna lubadusi. Saate aru, sellepärast ongi Kerdo. Iga normaalne inimene ütleks praegu, et jah, lõpevad. Ta ütleb, ei, ma ei saa seda garanteerida, sest elu on kummaline ja kõike võib juhtuda. Ma ei tea selle aususe eest. Me teeme väga palju, et riske maandada. Absoluutselt, me teeme kõik selleks. Ma käingi vähem väljas, ma joon vähem. Aga ikka juhtub midagi. Ma sellepärast juhtubki, et siin nii vähe käid. Saad korra välja ja siis läheb täitsa lappesse ära. Läheb ja vist ära. Aga need pulmad, jumal, sa ju rebisid kõik need kutsed katki. Kas nad nüüd tulevad selle õunapoel? Ma ei saa garanteerida, et nad tulevad õunapoel. Ma ütlen, et nad tulevad õnnepaleesisse, sellepärast, et see kuupäev on kinni pandud 16.30, 22. mai. Seal peab olema või? Aga õunapuu võib või selleks ajaks maha saatud olla, aga ma ei tea, kas see õunapuuga saab. Saate aru, iga kord, kui ma näen teda, siis ta ütleb, et mul on sulle pulmakutse. Ma nagu ei julge öelda ka, mitu korda käin seal, et... Ma pole andnud sulle siia ta pole andnud, on ja ise mõtlen, et kas ei taha kutsuda, et võib-olla nagu viisakusest iga kord mainib. Jälle lähen külla, nüüd esmaspäeval me tegime ühe koori intervjuu. Mul on sulle kutse, sa oled oodatud. Mõtlen jälle, ütlen mehele, panid tähele, et jälle ei andnud nagu... Aga... Et nagu tuleb see kutse mulle või sa ei taha öelda või... Ei tule, absoluutselt. Et tuleb õunapuu. Lihtsalt me ei tea, kas tuleb õunapuu all ka siis või? Te pole praegu otsustanud või? Ja ma lihtsalt praegu olen juba nagu ajakirjanik, see ei ole õhtu juhtumine, et ma lihtsalt... See nüüd on muutunud olukord. Olukord on muutunud? Meie vahekorda juhtumine. Ma ei lõpeta seda intervjuud siin enne, kui ma saan teada, mis... Mis õunapuu all ei, õunapuu ei tohi olla äkki, ma ei tea, äkki kirsikuu all. Te muutsite asukohta? Võimalik. See toimub nüüd mingis mõisas? Ei. Ja ütle siis ära. Ma ei tea, me rääkisime täna, võib-olla ei tee õunapuu all. Ühesõnaga, kallis Sest rahvas. et õunapuu ei ole õitse läinud, me vaatasime täna, istusime aias ja vaatasime, ei õitse, kurat, võikva maksime. Õunapuud. Kiirendage palun seda. Vaadake, mis külm on väljas, kus me saame selle õunapuu all olla? Aega ju 20. 2 nädalat ainult. 2 nädalaga juhtubki üldse. 2 nädalaga võib väga palju juhtuda, sa just ise ütlesid. Aga kui mina ütleks, et mul midagi toimub, siis see raudpool toimub. Ära ole kindel, eriti kui sa Gerda Möldriga suhtled. Kuidas me selle õhtu siin kokku võtame? Võtab, näed, lapsed juba ootavad, eks see saaks kokku võetud. Mina kusjuures kuulsin, et käib TikToki live. Kus? Ma ei tea, kuskil siin. No vaat, tervitame TikToki inimesi. Sellepärast, et kogu maailm on kolinudki TikToki. Sa oled ka TikTokis, Kaja? Loodetavasti kõik said natuke naerda, natuke nutta. Aitäh
selle pakkumise eest, ma saan aru, et ma ei saa enam kunagi uut pakkumist, aga selline ma olen, aitäh sulle, Kerdo, et sa kutsusid mind seda õhtut juhtima ja see raamat kindlasti on väärt lugemist. Laul. Saab luba selga. aitäh. Tuleb see laul. see oli, tuleb armastan kuud. Armastan kuud. Teeb aplausi. Aitäh. Aitäh. Marina, jah. Suur tänu. Pärast saame siis istuda siin ja kirjutada autogramme ja aitäh, et te tulite. Jah, sa ei tahtnud süüa midagi vahepeal. Ei, ma pean laulma, siis ma ei söö. Jah, me teeme siis Armastan kuud siia lõppu, sest et see on meie üks lemmiklauludest. Jaa, ja ta on nii ilus laul. Ja see oleks ilus lõpp, just. Lõpetame ikkagi ilusama moodiga. Aitäh kõikidele, kes tulid.
vist mitte. igal juhul aitäh